Tere jälle! Mul on nii hea meel, et meid on nii palju siin. Et seekord me keskenduksime siis suhkru ja emotsioonidele ja sellega seoses ka hüperaktiivsusele ja tähelepanu häirele. Et kas neil võiks olla mingisugune seos toitumisega, võib-olla ka magusaga. Et saab spetsialistilt väga healt psühhiaatrilt Mari Järvelaiult küsida. Et ma nüüd elulugu päriselt ümber jutusta, võib-olla saate ise enda kohta paar sõna tutvustuseks öelda. Aga kindlasti teie küsimused on väga oodatud. Et vabalt sekkuge vestlusesse ja siis saate oma küsimustele parimad vastused. Ja kuskil 1,5 tundi siis püüaks selle ajaga hakkama saada. Aga soovite midagi tutvustuseks? Tere ka minu poolt ja tõepoolest, nagu on siin öeldud, küsida võib absoluutselt kõike, vastan kui oskan. Ja kogemus on mitmekülgne, nii et mul on kodus ka juba lapselapsed, kelle peal ma saan selliseid asju, eks ole, testida ja vaadata. Ja on mul kodus olnud ka hüperaktiivne laps endal. Ja haiglas näeme neid muidugi päris sageli ja just siis, kui kool nendega toime ei tule. Nii, aga alustuseks ma võib-olla küsingi sellise sissejuhatava küsimuse, et mismoodi teie kogemus või ka uuringute selline taust, kui te mõnda olete lugenud, räägib sellest, mismoodi meie emotsioonid, meie psüühika, selline emotsioonid tegelikult on laiemalt seotud toitumisega ja võib-olla seesama magusaga. Et kas magus kuidagi mõjutab meie emotsioone? Väga selline üldine. Küsimus on täiesti selgelt väga eluline. Ja kui te nüüd kujutate ennast ette Tallinnas kuskil kella 5-6 ajal pärast lõunat, eks ole, lähete jalgsi näiteks koju ja tahate kas või sealt samast sebra koha pealt üle tee minna, siis te võite päris sageli kohata neid autojuhte, kes teid ei märka. Mõnikord ei märka ka punast tuld, eks ole. Ja minu väga selge diagnoos on neil, et nad on unustanud söömata ja joomata tööpäeva jooksul. Nüüd, kui me räägime tegelikult suhkrust, siis me peame tulema selle juurde. Ma loodan, et kõik said selle näituse läbi vaadata. Siin on väga ilusasti professor Mihkel Silmeri teadmised üles pandud. Ja meil on selles mõttes suur au, et meil on Tartu Ülikoolis olemas nii hea teadlane, kes seda kõike on uurinud. Aga kui nüüd, mis pärast ma sellele viitan, siis on see, et suhkrut tarbib meie aju selleks, et teha õigeid otsuseid. Ja kui suhkrutase langeb, siis hakkab meie keha nii tappi kutsuma. Nüüd on küsimus, eks ole, et mida siis teha, et kas panna siis kommpõske või jätta panemata. Nüüd ma hüppan jälle, eks ole, hoopis teise koha peale, kui te kujutate ette ühte sportlast maratonil. Siis tuleb välja, et kui tal anda see pisikene karamellkomm põske, millest kindlasti ei jätku selle energia saamiseks, et nüüd joosta ära see pikk maa, siis aju saab aru, et ahaa, ei olegi otsa saanud see suhkur, kuskilt teda tuleb ja te võite seda enda peale, eks ole, kontrollida, kui on selline väsimustunne, panete, eks ole, põske natukene magusat ja aju kohe ütleb, et ohoo, võimegi edasi tegutseda. Ja tuleb jälle see värskus tagasi, mis sest, et see ei olegi võib-olla see kogus ja see imendumiseks läheb aega, aga evolutsioonis on meie aju niiviisi tehtud, et kui ta saab aru, et seda energiat tuleb, siis saab edasi töötada. Ja nüüd, kui me tuleme, eks ole, nende liiklejate juurde tagasi, siis reeglina ei ole ju küsimus mitte selles, et nad ei ole päeval kommi söönud, vaid nad on jätnud oma sellise tasakaalustatud sooja söögi söömata. Ja mis on tänasel päeval minu arust, mida ma kohtan väga-väga sageli, just eriti ärevusega inimesed, kui tulevad vastuvõtule, siis ma reeglina küsin nende käest, kui palju te vett joote. Ja väga sageli on kahte moodi vastust. On üks, et mul on kogu aeg kaasas, nii nagu ühel õigel ameeriklasel. Ja teine vastus on, et aga miks ma peaks seda jooma? Jälle viidates professor Silmer, tema ütleb, et 3 klaasi vett peaks olema.
ja tõstke käed, kellel on alles mälu sellest, et nüüd on janutunne. Mitte ei ole mingi selline ebamäärane ärritus, kui ei ole päev otsa üldse vett joonud. Kellel tuleb niiviisi, et ma tahan nüüd juua. Suurepärane, fantastiline. Lastel on see reeglina olemas. Nemad tahavad juua, aga täiskasvanud inimene unustab selle sageli ära. Ja mul on selles mõttes väga-väga suur rõõm, et praegu on meil lausa seadusesse kirjutatud, et igal pool on see vee nõu, eks ole, nurgas, kus saab vett võtta, aga kui me selle ära unustame, siis tegelikult sellest veepuudusest tulevad oluliselt suuremad emotsioonid kui sellest suhkrust. ja tuleb ka sellest ka ülekaal, sellepärast et siis me arvame, et me näiteks kartulipudrust saame selle vee kätte või hernesupist saame. Aga kujutate ette, kui palju peab seda, eks ole, siis sööma, et seda vett sealt kätte saada. Et mina ütleks niiviisi, praegu on ilmselt aeg, kus hakkab siis üle saama see sildistamine, et suhkur on valge surm ja jõuab pärale see teaduspõhine teadmine, et tegelikult ilma suhkruta me ikka mitte kuidagi toime ei tule. Ei saa me olla ei töökad, asjalikud ega toimekad ja üleüldse ei saa olla elus, kui meil ei ole piisavalt suhkrut. Ja raamat ütleb, et keskmiselt läheb päevas meil aju jaoks ainuüksi 110–140 grammi suhkrut. Seda, mida me nimetame, ma ütlen praegu suhkur, eks ole, see on nagu glükoos, mida me veres siis, eks ole, niiviisi aju energia saamiseks, eks ole, sinna kanname. Ja meie meeleolu täiesti selgelt sõltub sellest, kui palju meil on veres suhkrutase. Kui ta läheb tasakaalust välja, siis on evolutsioon teinud nii, et me läheme selle peale väga närviliseks. Põhimõtteliselt nii ühte poole kui teise poole, sellepärast, et see on ju alarm, midagi on korrast ära. Mis see närvilisus tähendab siis, milles see väljendub? Et kui on kõrge veresuhkur ja madal veresuhkur, et mis moodi siis tegelikult... No inimene tunneb ennast, eks ole, halvasti. No kõige lihtsam ta hakkab ka halvasti ütlema. Ja üldine enesetunne on, eks ole, halb. Aga me täna sellest diabeedist ei räägi. Me räägime täiesti tavalisest inimesest, kes on päev otsa söömata. Ja kui ta siis koju tuleb, siis on oluliselt kõrgem risk, et ta nähvab lapsele, ütleb oma elukaaslasele halvasti asja eest teist taga, eks ole. Nii et see, et me peaksime tegelikult päevas 5 korda lubama endale süüa. On rahvaid, kes söövad ainult 1 korra. Ma ei oska öelda, palju nad tööd teevad. Aga see 5 korda, mitte liiga suure koguse korraga söömine on tegelikult kõige ratsionaalsem. Ja sinna jääb vahele keskmiselt 12 tundi, kus me siis ei söö ja 12 tunni jooksul, eks ole, me siis sööme. No alustame, eks ole, sellest, ameeriklased on teinud väga toreda uuringu, kus nad vaatasid, et hommikul lapsed tulevad kooli ilma hommikusööki söömata. See on ka meie hulgast päris sage ja laps ütleb, et ma tahan magada viimase hetkeni ja kui mind sunnitakse sööma, mul hakkab iiveldama, ma ei taha. Ja eriti on see need, kes siis õhtul hilja enne magama minekut, eks ole, söövad ja hilja ka magama lähevad. Aga ameeriklased tegid siis katse. Ja hommikul, kui lapsed kooli tulid, siis kõigepealt andsid neile süüa. Tegid kõikidele kohustusliku hommikusöögi enne esimeste tundi. Poole aasta pärast nad avastasid, et keskmiselt oli matemaatika hinne tõusnud pall või 2. Tähendab, kõikide õppeedukus oli paranenud. Ja see on see, millest me alustasime. Aju vajab glükoosi. Tal peab olema, see on see, mida me nimetame suhkruks käepärane. See on energia, millega meie ajukoor ka, eks ole, teeb kõiki neid tarku otsuseid, mida ta teeb. Kõikide toimingute juures, eks ole, on seda vaja. Ja ma ei oska öelda, kust see tuli, ma arvan, see on ikkagi firmade vaheline suur konkurents üle tootmine, kui hakati suhkrut sildistama siis valgeks surmaks. Olen huvi pärast viimase aasta jooksul küsinud inimestelt, kes olid lapsed veel Nõukogude Liidu ajal, mitte nüüd praegusel ajal. Et
mida te sõite siis tavaliselt, siis lapsed lasti hommikul välja, kui ei olnud just koolitunnid ja õhtul tulid, eks ole, tagasi. Siis on 2 varianti vastuseid. Tavaliselt mulle meeldib, kui on 3, eks ole, 2 varianti vastuseid. Saia suhkruga või saia võide suhkrut. Mindi tuppa, võeti käär saia, kes kastis märjaks ja siis suhkrudoosi. Ja ema tuli siis õhtul, hakkas pahandama, et kes jälle suhkrudoosi on nii-öelda ära reostanud. Ja need, kus oli siis võid, need tegid, siis panid võid ja siis, eks ole, kleepisid sinna suhkru ja jooksid õue tagasi. Vaadake kehamassi indeksit. Pakse lapsi praktiliselt ei olnud. Kui me ei rikku ära lapse seda tunnetust, et tal on näljatunne, tal on jänutunne, siis ta tegelikult reguleerib ise. Ja kui midagi on liiga palju, siis ta ütleb, et ma ei taha praegu. Ma võtan selle, eks ole, pärast. Ja nagu ma aru saan, nüüd on, eks ole, küsimus, et miks pärast, eks ole, siis mõned inimesed söövad üle. Teadus ütleb, et tegelikult jah, need inimesed, kes on aktiivsus tähelepanuhäirega, on keskmisest natukene täissaledased. Tähendab, nad on natukene rohkem kehamassi indeksiga kui siis mitte aktiivsus tähelepanuhäirega. Neid hüpoteese, kust see tuleb, on päris mitmeid, aga näiteks viimane Lõuna-Koreas tehtud uuring koolilastele, kus enne oli siis kliiniliselt nagu jagatud 2 rühma, et need, kes olid siis mitte ATH-ga, aktiivsus tähelepanuhäirega, ja need, kes olid aktiivsus tähelepanuhäirega, pandi siis pika aja jooksul kirja kõik ja kui palju nad sõid, eriti snäkke, kus on, eks ole, suhkur sees. Ja nende tulemus oli täiesti paradoksaalne. Aktiivsus tähelepanuhäirega lapsed sõid vähem suhkrut kui teised. Mida ütleb elu? Küsisin täna ka kolleegide käest, et kas nemad on samal arvamisel. Üldiselt on jõutud selleni, et aktiivsus tähelepanuhäirega laste, mis on aktiivsus tähelepanuhäire, seal on 3 komponenti, eks ole. Üks on, et aktiivsus, nad on nii aktiivsed, et kurnavad ära oma vanemad, kooliõpetajad, lasteaiakasvatajad. Nad on impulsiivsed, nad võivad plahvatada ja võt seda seostatakse, eks ole, suhkruga. Ja siis nad ei pane üldse tähele, neile võid rääkida ja pärast selgub, et nad ei olegi midagi kuulnud või teevad siis koolis hästi palju hooletusvigu, kuigi kõik on ära õppinud, eks ole. See on teil põhimõtteliselt, eks ole, nagu selge. Ja siin tuleb see plahvatuse moment juurde, eks ole. Oli mul eelmine aasta haiglas üks 8-aastane poiss, taheti jätta teda 1. klassi kordama. Mis tundus nagu väga ülekohtune, ütleme nii. Ma arvan, et sellest poisist võiks saada meil kunagi olümpiavõitja. Kui ta tuli, see 8-aastane surus mul kätt, mul kõik ragises siin. Ja siis vanaema kurtis. Ema oli nii kurnatud, et tema ei tulnud isegi mitte kaasa. Ja vanaema oli pisarates, ütles, et ta isegi varastab teiste tagant kommi. Mitte ainult, et kui ta laua pealt näeb kommi, et ta kõik sööb ära. Aga koolis ja lasteaias on olnud konfliktid, et ta sööb teiste laste kommi ära. Ja kui ta on ära söönud selle kommi, siis läheb lahti, uksed pauguvad, laps ronib, täiesti pidurdamatu. Ja see vanaema veel nii toredasti ütles, et neil on õues kask. Poiss ronib kase otsa, ta ei saa kase otsast poissi kätte. Ja tal on, eks ole, meeletu hirm, et võib midagi juhtuda. Võtsime selle poisi haiglasse. Psühholoogid testisid nii ja teisiti, tõesti tuli välja. Võib öelda täiskomplekt aktiivsus tähelepanuhäiret. Et inimesed on erinevad, mõnel on üks komponent rohkem, teisel on, eks ole, vähem väljendunud. Ja panime talle spetsiifilise ravi peale. Ja haiglas on meil dieedi õde, kes vaatab alati, et kaloraaž, kõikide toitainete omavaheline sisaldus oleks selline, nagu me vajame eakohaselt. See poiss praegu, kui ta nüüd raviga on, siis ema pisar silmi helistas, ütles, et kui ta enne üle 20 minuti ei olnud võimeline istuma, istus järjest 4 tundi, tegi kõik oma koolitööd, eks ole, ära. Nüüd me küll korrigeerisime hiljuti ta ravi, et katta nagu tervet päeva. Ja
magus ei mängi enam mitte mingit rolli. Mida teevad lapsed, kui neil saab energia otsa, kellel on lapsed kodus, on tihtipeale ka enda kogemus. Laps ühel hetkel lihtsalt kukub maha, viskab pikali. Aktiivsus tähelepanu häirega laps on täpselt samamoodi energia jäävuse seaduse sees. Kui tema kulutab rohkem energiat, siis teatud hetkel saab tal see otsa ja siis ta on loid, passiivne, vedeleb kuskil, nii-öelda taastub. Ja võt siis ta otsib endale, eks ole, energiat. On hüpotees, mis ei ole otseselt tõestust leidnud, aga millel on nagu jumet. Et see sama glükoos, meil veresuhkur, kui me nüüd tuleme põhjus, aktiivsus tähelepanu häire põhjuse juurde. See on spetsiifiline, 80% on see geeni omapära, mulle meeldib öelda eripära, mitte defekt, vaid eripära, sest loodus tahab, et inimesed oleks erinevad. Ja 80% aktiivsus tähelepanu häirega inimestest ongi omapärase geeni mutatsiooni või omapäraga lihtsalt. Ja see mõjutab siis noradrenaliini ja dopamiini tasakaalu. Need on virgatsained, mis panevad meid tegutsema ja annavad meile selle mõnutunde. Ja nüüd see hüpotees ütlebki, et need lapsed, kui neil on energia otsas, siis nad tahavad seda kiiresti saadavat suhkrut selleks, et dopamiini tõhustada. Neil on see tasakaalust ära, neil on seda, eks ole, vähe ja kui nad saavad kas piisavalt nii-öelda tasakaalustatud toitu, et neil ei ole seda kõikumist veresuhkrus niiviisi. Või siis saavad ravi peale, kaob see efekt ära. Järeldus, see ei ole seotud suhkruga. Suhkur on, eks ole, üks asi, mida see vanaema näeb, et see laps, eks ole, võtab ja sööb, sest tal on jõud energia otsas, ta tunneb, et veresuhkur langeb. Ma küsiks, ma ei tea, kas ma ei kuulnud või te ei öelnud, et mis teie nimi on ja eriala? Mina olen Mari Järvelait ja eriala on isegi raske öelda. Ma olen nii kaua elanud, eks ole, et olen terapeudi paberid, spordimeditsiini paberid, nüüd lastepsühhiaatria ja olen töötanud noorukitega, teinud oma siis doktoritöö noorukite riskikäitumisest, kus on see komponent, eks ole, juures. See sama aktiivsus tähelepanu häire, kui ta lapse eas jääb, eks ole, nagu ravimata või toetamata, siis nad jõuavad meile just teismelisena. Meil on haiglasse jõuavad 7. klass, 9. klass. Kõige sellisem ereda, mis praegu silme ette tuleb 17-aastane poiss esimest korda. Ja nii ATH, et pane raamatusse. Filmi üles, pane raamatusse, eks ole. Ja esimest korda saab. Aga kas kõigil saab siis toitumisega seda reguleerida? Ei, ma ütlesingi, eks ole, võib-olla ma nagu valesti, eks ole, sellest ei piisa. See on konkreetne geneetiline eripära. Ja kui me anname, siis meil on olemas, eks ole, praegu ravimid ja üldine seisukoht on, see on põhimõtteliselt metüülfenidaat, mida siis, eks ole, lastele antakse, et nende noradrenaliin ja dopamiin, see on stimulant, oleksid siis samal tasemel nagu teistel ja me näeme, nad on võimelised kontsentreeruma. Nende selline hüperaktiivsus kaob kuhugile müstilisel kombel, eks ole, ära. Ja siis on lapsed erinevad, kas see impulsiivsus, see plahvatamine, kui palju see siis jääb või kaob, eks ole, see ka ära. Siis seal on natuke teised, eks ole, ütleme see glutamaadi virgatsaine pidurdus, tasakaalu, eks ole, erutuspidurdussüsteem. Need on ka meil kõikidel ju eripärased. Ja üldiselt, kui alla 6-aastastele ei diagnoosita üldse aktiivsust tähelepanuhäiret, sest kõik väiksed lapsed peaksidki natuke hüperaktiivsed olema. Aga nad peaksid suutma, eks ole, kooli minnes ikkagi siis nii palju ennast juba suutma tähelepanu hoida, et kuulata. Ja mis on see eripära nende tähelepanu puudulikkusega? Kui te loete kirjandust või vaatate, siis öeldakse, et need on põhiliselt poisid. Tänapäeva seisukoht on, et tegelikult on poisse ja tüdrukuid ühe palju, aga tüdrukud käituvad palju viisakamalt ja nad jäävad nii tähelepanuta. Et seda tähelepanu häiret on tegelikult ühe võrra.
ja mida tähendab see tähelepanuhäire? See tähendab, et stiimulit, kui meil kontsentreerume, noh, näiteks, eks ole, vaatan siia, ma saan aru, eks ole, et ma pean siia vaatama, siis tähelepanuhäirega laps, tema jaoks on kõik signaalid ühe tugevused. Ja tema tähelepanu hajub sellepärast, et ta näeb seal, näeb, eks ole, kõiki teid nii, ja ta ei suuda hoida nagu ühe asja pealt, kõik on nagu ühe kõrgusega need signaalid. Kui tavaliselt, kui me võtame, hakkame midagi tegema, siis see on see meie sihtmärk, mille ümber, eks ole, meie tegevus käib. Ja kui me räägime aktiivsust tähelepanu häirest, siis ta tuleb ikkagi arvesse ainult sellest hetkest, kui ta on häire, ei tule toime lapsevanemad, koolis või lasteaias ei tulda toime, et ta ei ole mitte ainult ühes kohas, et lihtsalt on tõrgestotslik käitumine kellegi suhtes. Kas võib öelda, et tavapäraselt kõikidel inimesel võib esineda tähelepanuhäiret? Absoluutselt. Eriti, ütleme niiviisi seesama, kui veresuhkur läheb madalaks, siis meie tähelepanu hakkab hajuma. Ja see on seesama esimene asi, mis ma rääkisin, ütleme see pealelõunane autojuht Tallinna linnas, eks ole, ülekäigu rajal, te saate kohe vaadata, eks ole, kas ta adub, et te tulete või tal on see tähelepanematus ja ta ütleb pärast sealt ei tulnud kedagi. Nii et häireks muutub see ikkagi siis, eks ole, kui me ei saa enam elus hakkama, või selles keskkonnas hakkama. Ja seda raviti siis või püütakse siis pärssida siis dopamiini ja serotoniini liigset. Noradrenaliin, seal on noradrenaliin ja dopamiin ja metüülfenidaat on, eks ole, see toimeaine. Et ta siis pärsib selle... Et ta stimuleerib vastupidi, vastupidi, tõstab, eks ole, sellel tasandil ja nii nagu teistelgi on. Ja selle järgi me saame väga selgelt öelda, et kui on see eripära, kui on see häire ja kui see laps saab rohtu, siis ta täiesti muutub see käitumine. Ja kui on nüüd tegemist, ütleme, 9. klassi nii tüdrukuid kui poisse on tulnud ette, kus nad jõuavad meieni alles siis selle kooli tõrkega, nad ütlevad, et koolis on igav, sest nad ei suuda õpetajat, eks ole, jälgida. Ja nad teevad oma kontrolltööd ja see on korralikult õppinud, teevad, eks ole, vigu. Nad ei saa aru, mis pärast nad saavad halva hinde, kui nad on, eks ole, õppinud ja siis tuleb välja, et seal on täiesti sellised tähelepanematuse vead, midagi on tagurpidi kirjutatud või midagi teistmoodi vaadatud, eriti raske on, ütleme, matemaatikas seal tekstülesandeid, kui sa pead pikka tekstülesannet enne vaatama, aga tähelepanu hajub ja kui sa sinna jõuad, sa oled kõik ära unustanud. Ja siis nad võivad täiesti jõuda meieni alles, ütleme, 9. klassis, mis tundub nagu, et kuidas võimalik on. Ja nende puhul, kes on juba praktiliselt täis inimesed, kellega saab rääkida niiviisi, kes oskavad oma tundeid kirjeldada, kui see tõepoolest on olnud nii toetavas keskkonnas aktiivsust tähelepanu häirega laps, et ta on tulnud toime ja jõudnud siis alles, ütleme, seal 9. klassis ja kui me siis anname talle nii-öelda proovida, et kas talle toimib, siis ma tahaks nende laste nägu teile näidata, eks ole. Nad ütlevad, kas niiviisi ongi. Ja kui on selline hästi väljendunud aktiivsus tähelepanuhäire, just see aktiivsuse komponent, siis see 17-aastane poiss ütles, et minul on nagu 5 rida autosid sõidaks kogu aeg, 5 ideed paralleelselt kogu aeg peas. Ja nüüd, kui ma võtan, eks ole, metüülfenidaati, kas teised inimesed ongi nii aeglased, nagu 1 rida autosid sõidab, et 1 mõte on peas. No kuidas nad niiviisi elada saavad? Et võt see on nüüd juba siis, kui on natukene, eks ole, hiljaks jäänud. Kui me last saame aidata selles vanus enne 12. eluaastat, siis enamasti nad selliseid kirjeldusi ei anna, sest nad ei jadu nii suurt, eks ole, erinevust. Et sellepärast on ka vanemas eas ravida raske, sest inimene on ära harjunud. Ta ei kujutagi ette, ta saab aru, et tema on nagu teistmoodi, et miks need teised inimesed nii naljakad. Selline, mõnikord nad satuvad ka sellise üksindustunde või selle tundega, et ma olen teistmoodi kui teised. Aduvad selle ära. Ja saab teha diagnoosimine käib?
Meil Tallinnas on vaimse tervise keskus ja on väikelaste osakond ja psühholoogid on seda, eks ole, õppinud ja siin on oma konkreetsed, eks ole, kriteeriumid. Täpsustan siis võib-olla, et kas ta oli nagu pigem lähivõrgustiku hinnangute järgi või midagi? Ei, ikkagi, ei, vereproovist ei saa küll mitte midagi. Psühholoogid hindavad, üks asi on, eks ole, peab olema, nagu ma ütlesin, et mitte ainult kodus ei ole see väljendunud, see on koolis tavaliselt tekivad probleemid ja lasteaias juba on, eks ole, olnud probleemid. Need on spetsiifilised olukorrad, eks ole, mille järgi siis hinnatakse. Ja kui siis leitakse, et häire on nii väljendunud, et me ei saa teda toetava käitumisega, eks ole, lahendada. No mida vajavad need lapsed? Kui ta istub laua taga oma õppevahenditega, siis ei tohiks seal laua peal olla tervet koolikotti, eks ole, niiviisi pandud. Vaid seal on see sama üks vihik, mida ta teeb või üks õpik, mida ta loeb. Kõik muu on ära pandud. Sest muidu on ta silmad jooksevad, aha, siin on siin, võtan selle lahti. Siis vaatab, siin on see, võtan selle lahti. Kõik jääb pooleli, kõik jääb, eks ole, tegemata. Kui on see aktiivsus, mis ajab, eks ole, ütleme, vanemad eriti närvi, keerad selja ja see poiss on sulle, eks ole, riidekappi otsas või tuustib juba kõige ülemist, eks ole, köögikappi või teeb midagi, eks ole, sellist, mille peale nagu on raske, eks ole, isegi tulla, siis kui on tarkust, talle mitte öelda, ära tee, vaid tuleks öelda, mida ta peab tegema. Tule siit nüüd alla, hüppa mulle sülle, eks ole, midagi sellist lühikest. Kui me nendele lastele hakkame pikalt rääkima, siis peab arvestama, et algus on juba ammu ununenud, kui me lõpuni jõuame. Mis tähendab seda, et ta vaatab suurte silmadega ja ta ei saa aru tegelikult, mida temalt tahetakse. Et siin on nagu omad väga konkreetsed asjad, mida siis psühholoogid, kes selliste lastega tegelevad, esiteks õpetavad vanematele. Ja see on nagu esimene lähenemine. Kui sellest ei tule toime, nagu ma räägin sellest 8-aastasest poisist, kes nüüd tuleb koolis hästi toime ja tal on natukene praegu ka ikkagi seda on tal nii palju ja ma ütleks, et ta on nii tugev ja nii aktiivne, et kui oleks nüüd üks hea treener, siis temast võiks küll, ma ei tea, mis erialal siis ühe olümpiavõitja koolitada. Et nendel lastel kindlasti on oma selline spetsiifika ja positiivne pool ka, et seal ei ole mitte ainult see, et ütleme, et nad võtavad meilt kogu energia oma selle energiaga. Ja ma veel kordan, eks ole, et see energiajäävuse seadus, kui te näete, et see laps mõnikord juhtub, et ta tuleb näiteks, lähete arstile ja see laps on nurgas ja istub, eks ole, nii liigutas suurt varvast ka. Lihtsalt sellel hetkel on energia otsa saanud. Et see dopamiini ja noradrenaliini tasakaal või siin? Ja see on geneetilise... Selle tasakaalu siis me hääletakse nagu selle kirjelduse järgi? Ei, see on teadusuuring ja otsitakse seletust, eks ole, et miks on mõned inimesed sellised. Ja nüüd on jõutud, et erinevus on võt selles samas dopamiinis ja noradrenaliinis ja see on see põhjus, miks stimulant aitab. Igapäeva diagnostikas sellist... Ei, see on puhas teadus, jah. Eksperimentaalteadus, sest me oleme uudishimulikud. Me tahame teada, miks need asjad on niiviisi, eks ole. Aga seda, võib-olla 20 aasta pärast. Ja 20 aasta pärast on võib-olla see geenikiip ka, et kui arsti juurde minnes kõigepealt näitame geenikiipi, eks ole. Arst loeb hoopis, eks ole, seda. Et praegu seda küll ei ole. Et põhiline on ikkagi väljaõppinud inimesed annavad siis hinnangud, kui tulevad lapse vanemad ütlevad, et nad ei tule lapsega kuidagi toime ja siis vaadatakse, et kus on see põhjus ja üks võimalik põhjus on aktiivsus tähelepanu häire, mida siis kaalutakse. Seal võib teisi põhjuseid samamoodi olla. See ei ole alati, eks ole. Kui suur hulk võiks olla Eesti rahvastikust või lastest siis selle häire? No võt, Eesti rahvast vist ei ole üles rivistatud.
ja siin on üks selline asi, et 20 aastat tagasi praktiliselt ei diagnoositud, meil ei olnud ravimit ja ka ei diagnoositud. Et ütleme, see sama toot seal Oskar Lutsu, eks ole, kevades kuulub sellesse kategooriasse. Aga maailm ütleb, et kuskil 5-8% ja ei osata seletada, mis pärast see osakaal tõuseb, kust see tuleb. On isegi YouTube'ist võite leida selliseid olukordi, kus see pärilik materjal on niivõrd mitmelt poolt tulnud, et suguvõsa kokkutulekus kõik ongi hüperaktiivsed. Ja kõik arvavad, et inimesed peavadki nii olema, et 5 rida autosid sõidab, eks ole, peas kogu aeg. Et kui ta on nagu peres selline ainukene, siis kõik vaatavad ja saavad sellest nagu aru. Aga kui peres on ka, ütleme seal isa ja ema mõlemad ja on ka selliseid toredaid juhtumeid siis olnud, kui laps ei ole toime tulnud koolis ja saab tõesti ravimi ja siis tuleb ema, et aga ma proovisin ka ja teate, kui hea mulle ka kohe nii hästi toimis. Aga see on nagu täiesti teine teema ja kuna seda diagnoosi, ütleme, paar põlvkonda tagasi üldse ei olnud, siis näiteks Soome professor käis, eks ole, rääkimas ja ütles, et nemad uurivad praegu hooldekodudes, vaatavad, kui palju seal aktiivsust tähelepanu häirega vanureid on. Ja kuidas nemad on elus toime tulnud. Mis on see põhjus, mis pärast, eks ole, ravitakse? On leitud, et kordades kõrgem, kuna need inimesed on impulsiivsed, on neil väga lihtne sattuda nii-öelda trellideda. Teha midagi sellist, mis ei ole nagu ühiskonnas väga aktsepteeritud ja reeglina nad ei oska ise ka pärast seletada, et miks sa seda tegid või teist asja tegid. Siin on lugusid, kus teised ütlevad, et näed, mine parasta see auto ära, et kas sa ei saa siis seda ust lahti ja käima panna. Läheb ja teebki, eks ole. Nii põnev. Ilma üldse mõtlemata, eks ole, et ta midagi teeb sellist, mis on nüüd vastuolus. Et siin see teadlikkus, kui me teame ja kuidas neid lapsi, eks ole, toetada, kuidas seda ära tunda, siis selle sama kasvatusega on võimalik ikka meeletult palju ära teha, nii et ma olen kohanud ka päris täiskasvanuid, kellele võid öelda, et ta on täiesti selgelt aktiivsus tähelepanu häirega, ta on elus jumalikult toime tulnud. Ta on liider, sest temal on 5 rida autosid ja mõte nii kiire, eks ole, võrreldes teistega ja tal on olnud, eks ole, tugi ja siis need inimesed on tegelikult hästi toime tulevad. Mis on seal tüüpiline, mis paneb nagu mõtlema? Mul tuleb silme ette üks selline 30-ndates naine. Paraku nad jõuavad mingil ajal ikkagi kas siis psühholoogi või perearsti juurde, kas siis ärevuse, meeleoluhäire või siis ärevusega, et midagi nad saavad aduvad, et teised on nagu teistmoodi kui mina ja tulevad siis nagu küsima. See naine, ma küsin, et kus te töötate ja kas te olete ka töökohta vahetanud, et ja loomulikult iga 2 aasta tagant ma vahetan töökohta, mul hakkab igav. Ja see on juba nii palju kohti, eks ole, vahetatud, et ma ei mäletagi kõiki. See on üks, eks ole, sümptom hästi toime tuleva aktiivsus tähelepanu häirega inimene. Tavaliselt on õpingud palju pikemad. Mõnikord, jälle mul tulevad inimesed niiviisi silme ette, kellel jääb keskkool lõpetamata või gümnaasium lõpetamata, lihtsalt tuli ette, et mis see viimane kuu seal käia, eks ole. Ja nüüd läheb, eks ole, mööda 5 aastat ja siis ta hakkab seda uuesti, eks ole, teeb selle ikkagi ära. Ülikooliga samamoodi. Kui teised õpivad, eks ole, 4 aastat, siis temal läheb 6-7 aastat, eks ole, et see kursus ära teha, sest vahepeal tulid mingid teised stimulandid, ta läks, sõitis kuhugile, käis seal Austraalias või tegeles mingite teiste asjadega, et ei pruugi üldse olla, et nad nagu pea ei võtaks või toime ei tuleks, et nende hulgas on kõrgharidusega inimesi täiesti, neid nimetaks ühesõnaga kõrgelt funktsioneerivateks. Mul on küsimus selline, et kui te võtate kõik need lapspatsiendid, kellel on olnud see diagnoositud või kes nagu pöördusid teie poole siukese kahtlusega, kui suur osa sellest, ütleme niimoodi, näiteks perearsti suunamiskirjaga? Psühhiaatriast praegu seni ei nõuta perearsti suunamiskirja. Selles ongi minu vastus selle peale, et kui mina näiteks
nagu üks inimene ütles, et kui mina kahtlustan midagi oma lapsel või ei tule toimele, kui raske meil on ikka psühhiaatri juurde saada. Ei, ma ütlen, et minule nagu vanemale ja isegi kui ma tulen perearsti juurde ja siis hakkan näiteks ütlema, et ma ei saa toimele või siis mul on mingisugused kahtlused, mis vastatakse tavaliselt arstid, saab korda, ta on ju väike veel, kooli on veel 2 aastat, et saab kõik korda, laps peabki sihukene olema. Siin tuleb üks moment, eks ole, sisse, kui võtame niiviisi tüdrukud ja poisid, siis mispärast on mehed keskmiselt naistest 13 centimeetrit pikemad, miks nende jalad on pikemad, miks nad on, eks ole, tugevamad. Nad on võtnud keskelt läbi 2 aastat rohkem aega kasvamiseks. Et nende luud luustuvad kuskil 2 aastat hiljem ja see kooliküpsus on, eks ole, väga erinev inimeseti. Maailm on evolutsioonis nii tehtud, et oleks erinevaid inimesed, ei oleks ühtemoodi. Hüperaktiivse ei hakkaks igav, selle võiks ka nii öelda. Ja poisid selles mõttes, nad on oma arengus niiviisi võiks öelda bioloogilises 2 aastat taga. Võrdsed on kuskil vanuses, eks ole, 25, 21-25 saab meil aju küpseks ja siis võib öelda, et ongi, eks ole, ära kasvanud kogu oma pikkuse ja on valmis täiskasvanud, eks ole, inimene. Ja mõnel juhul aitab sellest 1 aastast, kui see poiss läheb hiljem kooli, ära tasakaalustada. Ja seda tegelikult täpselt samamoodi hinnatakse, aga jah, ma ütlen, et fantastilised arstid töötavad, psühhiaatrid töötavad Tallinna Vaimse Tervise Keskuses, aga paraku ka nende ööpäevas on 24 tundi ja neil on ka kodus lapsed. Ma seda perearsti poolt kommenteerida enda kogemusega, et meil oli ka lapsega see probleem, me nägime ise, et ilmselt on vaja psühholoogi minna. Ja perearstile rääkisime mured ära ja meil lisandus kooli poolt veel vist saatekiri veel, mingi väike kaaskiri. Ja perearst saab siis nüüd psühhiaatrikusse ja me saame tasuta vastu võtta. Et see on täiesti, eks ole, võimalik ja ütleme niiviisi, et see on hea koostöö perearstiga. Meie näeme tegelikult ikkagi seda, et perearst või isegi perearsti õde võiks olla see, kes selle, eks ole, seal on konkreetsed testid, võetakse, eks ole, kas siis lasteaia või koolipoolne, konkreetselt vastavad küsimustele, eks ole, siis õpetaja, lapsevanem ja siis see psühholoog või siis ka ütleme see sama koolitatud perearsti õde võib selle esimese vaatluse ära teha, et öelda, et kas siin on kahtlust või siin ei ole kahtlust, eks ole. Mul on küsimus, et kas see on siis lõplikult nagu välja ravitav või need lapsed, täiskasvanud jäävad siis elu lõpuni ikkagi selle ravimiga seotuks? Vastus on väga individuaalne. Kui ma räägin suurest statistikast, siis on artiklid, mis ütlevad, et 50% kasvavad täiesti välja, on artiklid, kus ütlevad 60% kasvavad välja, on artiklid, kes ütlevad, et 40%. Aga meie tahame ju inimese põhjal, eks ole, nagu teada. Kas see keha siis mingi hetk hakkas nagu ise tootma? Ei, ta tuleb toime, kergemad juhud ta õpib, eks ole, nagu ära. Ta adapteerub selle eluga, ta õpib ära, eks ole, kõik need sotsiaalsed normid ja õpetatakse seda sama tähelepanu hoidma, treenitakse, eks ole, aju on meil plastiline. Jaapanlased saadavad 90-aastaseid keelekursustele ja ujumistrenni, eks ole, nendel aegadel, kui on, teised on, eks ole, tööl. Aju on plastiline ja see, mida me kasutame, see pidevalt kujuneb, eks ole, ringi ja täiustub. Ja selles mõttes ma ütlengi, et need, kellel on selline lähisuhe, kus saadakse aru neid kohti, et on vaja sellel lapsel eriti selget päevaplaani, et tal, kui ta ise ei oska, eks ole, niiviisi vaadata, siis et talle tekitada selline olukord, et ta mängibki ühe mänguasjaga, õpetada, eks ole, kuidas need asjad, eks ole, käivad, ära märgata, kui ta on väsinud, eks ole, et ta regulaarselt, eks ole, sööks, et ei oleks, et veresuhkur läheb, eks ole, madalaks või üldse ei joo. Et sellised asjad on nagu toetavad. On tehtud palju uuringuid, kui nüüd, ma arvan, et teie hulgast ka nii mõnigi oskab öelda, kui teil on huvi, et on spetsiifilised dieedid. Mida on leitud? On leitud, tsink on oluline. Me ei lähe teda jälle niiviisi mõõtma.
kui ma vaatan, kui me teeme haiglasse tulevatel lastel analüüse, siis on väga suur erand, kui kellelgi on D-vitamiin korras. Mis paneb minul järeldusele, et need, kellel on D-vitamiin korras, need ei jõua meieni. Neil ei ole see asi nii paigast ära. Mida teeb see madal D-vitamiin? See on see sama üks komponent, mis on meil vaja kasvaval lapsel ka, ütleme, ajus. Mis on veel, eks ole, millest on nagu tehtud alfa-omega rasvhapped. Nii tsingi kui alfa-omega rasvhappete peale on tehtud palju uuringuid ja öeldakse, et jah, mõlemad on vajalikud. Ja kui me mõtleme, et see ongi see, millest meil aju on ehitatud, siis on see kõik väga loogiline. Kui sellest on puudu, siis hakkabki, eks ole, seal organism nagu küsima, mitte niiviisi käituma, nagu me, eks ole, tahaks. Jälle on see väga individuaalne. On need, kes ütlevad, et ma olen saanud nii palju abi, et probleem on nagu lahenenud, aga see ei ole universaalne, et anna nüüd üks tablett ja kõik on selle läinud. Sest põhjus, nagu ma ütlesin, on tegelikult 80% geneetiline, 20% vaieldakse praegu, kui suur on seal komponent näiteks, eks ole, vanemate alkoholi tarvitamisel, suitsetamisel ja kõigil sellistel keskkonnafaktoritel. Ja see, üks autor ütleb üks, teine ütleb teistmoodi, see ei ole lõpuni vaieldud. Et ma ei oska seda öelda. Aga 80% on pärilik materjal, mis mängib meiega kogu aeg. Ja evolutsioonis kogu aeg vaadatakse, et natukene teistmoodi võiks mõned inimesed olla. Ütleme, et 3% ükstaspuha, mida te teete või kuhu lähete, siis võite vaadata, et 3% on teistest oluliselt pikemad, oluliselt lühemad, oluliselt paksemad, oluliselt kõhnemad ja loodus kogu aeg niiviisi teeb oma seda mängu. Kui toimub selline üldine, nagu praegu on, eks ole, kehakaalu tõus, siis kui me võtame 25 aastat tagasi, siis oli vastupidi. Drastiliselt paari aasta jooksul vähenes, ütleme, keskmine kehakaal kõikides vanuserühmades, eriti teismelistel tütarlastel. Ja siit on tulnud see järeldus. Öeldi, et Prantsuse revolutsiooni ajal läksid ka naised kõik kõhnaks. Et siis, kui on ühiskonnas stabiilne periood, siis hakkavad inimesed nii nagu lapsed enne kasvuspurti koguma energiat ja säilitama endale tagavarasid. Ja kui on väga intensiivne areng, eks ole, ühiskonnas, siis vastupidi, inimesed on kõhnemad. Ja kuidas see indiviidi tasandil nüüd tuleb, ma jään vastuse võlgu. Et miks pärast me kõik siis ühel perioodil oleme paar kilo raskemad ja teisel perioodil siis kaob see meil vastupidi ära, eks ole. Ja selline trend täiesti on olemas.